Ja jep, täna hakkame siis suvilat pesema. Näitan teile, millele tähelepanu pöörata, mis vahendeid kasutan ja ei olegi rohkem väga midagi. Et siin on väga hästi näha. Aja jooksul on kogunenud palju mustust. Meie peseme seda suvilat umbes 2 korda aastas. Selle pesu on vähe lihtsam kui autopesu, et kuna me talvel ei kasuta seda, siis ei teki siia igast pigi, lendroostet ja sihukest asja, et kasutan lihtsaid asju. Et sihukene truck wash on olemas ja ega rohkem ei olegi midagi, et pigem on see, et vaatame siin ümberringi. Esmalt me võtame kindlasti voolu tagant ära, sest ma ei soovi siin, ma ei tea, mis siin juhtuda võib, ei tea. Ja muud ei olegi. Et vaatame. Pesuga alustame katusest. Katus on minu jaoks kõige tähtsam, sellepärast et kui sa oled praami peal, sa näed kõik suvila kena tore, aga katus on must, üldse ei meeldi. Ja katusele läheb villem ja peseme seda osade kaupa, sellepärast et muidu võib pesuaine ära peal kuivada. Täna on õnneks ideaalne ilm selle jaoks, on pilves, ei ole päike, 15 kraadi, Eestimaa suvi. Ja nii on. Nii, katus on pestud. Ainuke asi, mis on see, et need silikonid, mis siin on, need on siuksed, ma ei teagi, miks nad kogunevad seda mustust hästi palju. Seda puhtaks ei saa. Võib-olla on mingid vahendid, võib-olla annate teada, millega seda puhastada, aga katus pestud, kõige suurem töö on tehtud. Katusel käimise kohad, ütleme nii, et mina 100-kilosena käin pigem servade peal, aga on siuksed talad, et noh, ka poiss käib siin ettevaatlikult, et läbi ei vajuks. Ja muud ei ole siin midagi. Need luugi sisemused, need ma teen eraldi puhtaks, et nende jaoks on vaja see luuk natukese lahti võtta, et asi oleks ilus. Katus pestud, hakkame külgi pesema. Külgede juures ei pea arvestama midagi. Ma olen teinud näiteks pesuajaks luugid lahti, et siit serva alt saaks hästi puhtaks. Praegu meil ta on päris okei, et ma ei hakka sellega tegelema. Ja teisel pool on külmik. Külmiku avadel on nagu, kui ma surveka pesen, siis ma nagu arvestan sellega, et ma siia väga palju vett sisse ei tuiska, et noh, ma ei tea, ei ole päris mõistlik, et veljed on nagu nii puhtad. Need on lihtsalt ainega üle puhtaks ja ega siin ei olegi midagi. Markiisi võiks eraldi lahti võtta, selle katuse ära pesta, aga sellega ka täna me ei tegele, et see on pigem sihukene võib-olla mingisugune peale reisi, suvereisi projekt, et kui tuleb igast puudelt ja asjadelt sodi peale, et muud ei ole, jätkame tööga.
suvila pestud, vaadake, on näha, ma arvan, tulemust ka videost, et päris hea jäi. Kuivatama ma ei hakanud seda nagu autot, kuna siin ei teki mingisugust mis iganes tolmu, ma ei tea, mida ei jää peale, eks ju. Ja kui tahate uusi videosi näha, siis like ja subscribe ja nii ongi.